Head rakverlased, meie armsad sõbrad, koostööpartnerid ja külalised. Täna tähistame Eesti Vabariigi 104. aastapäeva. Möödunud aastale tagasi vaadates oli Rakvere linna jaoks kindlasti väga tore, tubli ja tegus aasta. Kui eelmisel aastal omistati meile sportlikuma omavalitsuse tiitel, siis nüüd oleme Euroopa spordilinn 2022. Arvo Pärdi muusikamaja kinnitati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereas kõrgele kohale. Rakvere püstitati linna aukodaniku Edith Kotka-Nüümanni skulptuur. Vallimäe Vabaõhukeskuse rajamine pälvis Lääne-Virumaa aastatiitli ja presidendilt Kaunis kodu 2021 tunnustuse. Rakvere Rohuaia lasteaed teenis keskkonnaauhindade galal aasta keskkonnasõbraliku haridusasutuse autasu. Rakvere linn on roheliste kestlike sihtkohtade top 100 hulgas maailmas. Väga uhke olen ma paljude meie noorte üle, kes toonud linnale au ja kuulsust ning on eeskujuks teistele oma saavutustega nii hariduses, kultuuris, spordis kui mujal. Üks lahedamaid gümnaasiuminoorte filmifestivale toimub just Rakveres. Loodan, et ka edaspidi. Aga uhketele saavutustele ja tiitlitele lisaks teame me oma südames, et meil on turvaline ja armas kodulinn, kus on kõigil hea elada. Meil on tagatud laiapõhjaliselt erinevate teenuste kättesaadavus, lastel on mugav käia kodulähedases koolis ning on väga mitmekesised huvihariduse ja huvitegevuse võimalused. Rakveres on tublid ettevõtjad, kes loovad töökohti ning meie kõigi ühine panus aitab edendada elu Rakvere linnas. Ja seda kõike ka vaatamata veel kestvatele koroonapiirangutele ja pandeemia väsimusele. Minu siiras tänu teile kõigile, et olete vastu pidanud, et olete hakkama saanud, et olete oma lähedaste jaoks olemas olnud, neid hoidnud ja toetanud. Ja nii ei ole üksi meist keegi. Üksi ei jõua ka kuhugi. See tee oleks väga raske ja vaevaline. Ühiselt tegutsedes ollakse tugevamad, targemad, tihti ka paremad, sest koos on kindlam. Vaadata tulevikku ja luua tulevikku koostöös, mida kõrgelt hindan. Tänan Rakvere linna koostööpartnereid nii avalikus kui erasektoris. Teie tugi linnale on väga oluline. Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva aastal on Rakvere linnas juubelihõngu. 12. juunil 1302 sai Rakvere linn linnaõigused. Seega tähistame tänavu linnaõiguste saamise 720. aastapäeva. Oodata on toredaid sündmusi aasta vältel, kuid aastapäeva tähtsündmuseks on muidugi linnapäevad ja pidulik kontsert linnarahvale just 12. juuni õhtul Rakvere Vallimäe Vabaõhukeskuses. Aastasadade jooksul on Rakvere tundmatuseni muutunud ja linn ei ole kunagi valmis ning arendus- ja parendustöid jätkub ka sellesse ja järgnevatesse aastatesse. Rõõm, et meil on eestvedajaid ja tegusaid ettevõtlikke inimesi, kes linna spordi ja kultuuriruumi eripalgeliste sündmustega täidavad. Saa osa ööjooksust, meeste tantsupeost, Baltoskandalist, Funkfestist, Festhardist, Jaan Paku või kultuurifestivali kontsertidest, Rakvere keskajapäevadest ja paljust muust. Tulevik ei ole alati tume, kuigi me ei tea, mis ootab ees. Energiakriis, turvalisuse küsimused, mis ei sõltu meist endist, kuid ometi mõjutavad meid kõiki. Hoiavad ka murepilvi igapäevaelu kohal. Elukallidusest tingitud eluraskuste eest ei ole keegi kaitstud. Ja siinkohal ootame, et riigijuhid teeksid inimkeskseid otsuseid, mis aitaksid raskustest toime tulla. Omavalitsustel lasub järjest suurem vastutus ja koormus tuge pakkuda. Elada vabas riigis vabal maal on fantastiline. Kuid see ei ole ainult vabadus, see on ka suur vastutus, kohustus, vastutus oma pere, lähedaste, oma linna ja riigi ees. Hoida vabadust on tõsine töö, et iga homne päev oleks veelgi parem kui eile. Oma valikute, hoiakute ja väärtustega loome kõik homset. Jaan Kaplinski on öelnud, palve on see, mis jääb järele.
kui kõik on öeldud ja pole enam midagi öelda. Jumal on see, mis jääb, kui kõik, mis on usutud, on otsas ja pole midagi uskuda. Heinast, mis sai lakka ja leivast, mis kerkib valge linase räti all, olen juba kirjutanud. Kord ei ole enam vahet sellel, kas oled öelnud paari sõnaga kõik või kõigi sõnadega ei midagi. Ma loodan, et meid kõiki saadab alati usk paremasse homsesse. Meil ei ole antud head või halba elu, meil on antud elu. See, kas muudame selle heaks või halvaks, oleneb meist kõigist endist. Loodan, et me koos loome elu, mis on õnnelik ja rõõmu toov ning eeskujuks ka tulevastele põlvedele. Elame Rakveres rõõmuga, nii et siia soovitakse tulla elama, tööd tegema, külla. Hoiame Eestit, hoiame vabadust, hoiame üksteist, hoiame oma linna. Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva ja toredat linnaõiguste juubeliaastat Rakverele. Elagu Eesti, elagu Rakvere!